tere, õpetaja Kairi siin. Tänases videos õpime kümnendmurde korrutama. Ja vaatame siis, kuidas see käib. Olgu meil 4,12 vaja korrutada 1,5-ga. Korrutame kirjalikult üksteise all ja siin nüüd kümnendmurde korrutades ja ümber kirjutades ei ole koma kohal tähtsust. Pigem kirjutame numbrid ilusasti kenasti üksteise alla. Ja veel võiks siis vaadata seda, et kui tegurites on erinev arv numbreid, siis kirjutame väiksema numbritega arvu kümnendmurru allapoole, alumiseks. Ja korrutamegi siis nüüd, alustame 5-ga korrutamist, 5 korda 2 annab meile tulemuseks 10, kirja paneme 0, 1 jätame meelde. 5 korda 1 annab tulemuseks 5, võtame 1 meelest, saame 6 ja 5 korda 4 annab tulemuseks 20. Ja nüüd 1-ga läbi korrutades on oluline siis see, et me astume ühe sammu vasakule, sest me korrutame 10 korda suurema arvuga. Ja kui sa nüüd tähele panid, siis ma korrutasin nii, et minu jaoks ei olnud sellele komale mitte mingisugust tähtsust. Nii, ja ka nüüd 1 korda 2 on 2, 1 korda 1 on 1, 1 korda 4 on 4. Meil on korrutamine tehtud, nüüd on tarvis kokku liita. Me saame 0, 6 ja 2 annavad 8, 0 ja 1 annab 1, 2 ja 4 annab 6. Ja nüüd on see koht, kus tulevad komad mängu tagasi. Ja nüüd me peame otsustama, kuhu me nüüd selle koma paneme. Selleks otsustamiseks on paar võimalust. Kõigepealt me vaatame, kui suured on täisosad ja korrutame mõttes täisosad omavahel ja vaatame ka, mis täisosade korrutis on. Antud hetkel on 4 korda 1 on 4, see annab meile kindla vihje selleks, et vastus ei saa olla 4-st väiksem ja ta ei saa olla ka 10-st suurem. Ehk nüüd siis on aeg panna need komad paika. Ja kuidas me siis teeme? Me vaatame, kui palju on esimeses teguris komakohti. Siin on neid 2, teises on 1, me liidame komakohtade arvu kokku, saame 3. Ja nüüd võtame siit paremalt vasakule, loeme 1, 2 ja 3 ja siin see komakoht on. Ja vastuse ümberkirjutamisel jätame me selle lõpus oleva 0 ära, ehk siis tulemuseks on 6,18. Vaatame järgmist näidet. Järgmises näites on 3,5 vaja korrutada 24-ga ja ka siin võib eelnevalt vaadata, kui suur see vastus hinnanguliselt tulla võib. Vaatame, täisosas on 3, esimeses teguris teises on 24, see annab meile vihje, et vastus peaks olema täisosas kahekohaline. Aga teeme korrutamise tehted ära. 4 korda 5 annab lõpp 0, 2 jääb meile ilusasti siia meelde, 4 korda 3 on 12, võtame 2 juurde, saame 14, nüüd korrutame siis 2-ga läbi ja 2 korda 35 on 70. Ja liitmine siin hästi lihtne. Ja nagu eelnevalt sai öeldud, vastuses peab olema enne koma 2 kohta ja niimoodi saime, et tulemuseks jääb 84. Vaatame järgmist tehet.
järgmises tehtes on meil 10 murrud ühest väiksemad, ehk vastus ei saa nüüd kindlasti tulla mitte mingil juhul ühega võrdne või ühest suurem. Ja nüüd täpselt nii, nagu me korrutame, me komakohtadele tähelepanu ei pööra ja nüüd siis korrutame 6 8-ga, saame tulemuseks 8, 4 jääb meelde, 6 korda 3 on 18, 4 oli meeles, 22. Ja nüüd on koht, kus on vaja komad paika panna. Liidame 10 kohtades olevad komakohad, saame 4. Kui me hakkame nüüd paremalt vasakule tulema, meil on 1 komakoht, teine komakoht, 3. komakoht ja 4. jaoks enam numbrit ei ole. Seega me peame 0 ette kirjutama ja nüüd meil on koht, kuhu panna koma ja nüüd mitte täisosasse paneme siis veel ühe 0 juurde ja saame vastuseks 0,0228. Ja viimane näide, kus on siis 34 korda 0,56. Kirjutame 0,56 esimesele reale, 34 alumisele reale, et neid osakorrutisi oleks vähem. Ja alustame korrutamist 4-ga ja 4 korda 6 annab tulemuseks 24, me võime selle juba kirja panna, sest siin 4 korda 0 annab tulemuseks 0. Ja 5 korda 4 on siis 20. Ja nüüd võtame siis 3-ga korrutame 6, jälle on näha, et siin on 0, me võime kohe 3 korda 6 on 18, selle siia julgesti kirja panna. Ja nüüd jääb siis veel korrutada 5 korda 3, mis on siis 15. Ja liidame kokku. 4, 10, 1 on siis meeles, 1 pluss 1 on 2 ja 2 pluss 15 on 17. Ja nüüd on siis aeg jälle komakoht kindlaks määrata. Me näeme, et esimeses teguris on 3 komakohta, teises neid ei ole, seega on lihtne. Võtame ja loeme siis paremalt 3 kohta vasakule, 1, 2 ja 3 ja siin nüüd komakoht on. Ehk siis lõpptulemus 17,204. Nii minu poolt kõik, head ülesannete lahendamist!